me tulime lihtsalt jätma endast jälge, et ka meie kool on olemas. 2010. aastal toimub siis vastuvõtt 25 erialale. Me võtame vastu kuskil 500 õpilast. 2010. aastal augustikuus valmib uus õppehoone. Hetkel on meil 3 õppekompleksi, Niidupargi õppehoone ehk siis peamaja, siis Pargitänava õppehoone kesklinnas ja Portveti koolituskeskus Tihemetsas. Aga 2010. aasta septembrikuus on kõik ühes majas. Kuidas on teil selline isetegevuslik kool või vabaaja veetmine, sest Saarlasel on see kool oluline, kui tuleb mandri peale, siis ta peab seal veetma ka nädalavahetused. On teil sellised organisatsioonid olemas, mida näiteks nädalavahetusel teha ette võtta? Ja meil on hästi palju huvialaringe, et meie kool on väga silmapostjal spordiüritustega ja spordivõistlustega. Siis meil on õpilasesindus, see on väga võimas, soovitan kindlasti, kes tulevad Tallinnasse. Et seal on nii palju uusi kogemusi ja võimalusi selle juurde. Miks ikkagi tulla just teie juurde, et miks peaks saama valida teie kooli? Head õppimisvõimalused, head õppetingimused, loomulikult õpetajate kollektiiv. Lähed niimoodi veiniga paralleelselt, lükka päris lõpuni välja ja vaata erinevad tulemas. Meil on kõige rohkem üliõpilased, kõige lahedamad õppekavad, teile kõigile kasulikud õppekavad on. Sa oled ju nõus minuga, et tahad, et õde oskaks võtta veel hea sind aidata. Meil on õppekavad, kus sisastuskonkursi alates 2,5–7 inimese peale. Nüüd saab õppida tasuta, teist, kolmandat või enamatki korda, kui sa soovid tulla ja oma eriala vahetada. Meil on kõigile garanteeritud üliõpilaste ühisemus, töötab Erasmuse vahetus ja töökohad ja praktikabaasid ja kõik on ka Eestis olemas. Ja see ainult kätepesus tekib selline asi. Mustade kättega sööd. Mul see mikrofoni patarei töötab, sest ma vaatan, mis see kraani otsa on. See on nüüd rasvaprotsendi mõõtja. Nüüd tuleb võtta see niimoodi ette, et see metallribadele lööd sõrmed. 13,3, see on väga normaalne. Meil on väga meeldiv õppekeskkond. Meil on ämmaemanduse õenduseriala on sama, mis Tallinna, aga meil saab õppida lisaks ka optometristiks, farmatseutiks, hambatehnikus, tegevusterapeutiks ja terviseedendajaks. Kui palju teil on õpilasi? 1359 hetkel. Tavaliselt on laps niimoodi, et lapse selgroog on ema vasaku külje pool ja natukese kuule ja seda loenutes õppejõud seletama, kuidas see laps sünnib, kuidas peamist liigutust teeb, milline õli
inimesi kõikidest Eesti maakondadest, nii et selles mõttes saab ikkagi Tartu Ülikooli nimetada kogu Eesti ülikooliks kindlasti. Euroopa noored kogub siis võimalust tasuta näiteks minna aastast saaks välismaale elama, tegema mingisugust tööd, mis on inimesele liiga lähedal, ilma et oleks siis varem selle tööga kuidagi kokku puutunud. Kuidas on teil see asi jaotatud, et kas peab kooli ära lõpetama või võib ka minna enne kooli lõppu või peab mingi haridus olema? Haridus ei ole kindlasti oluline. Meie eesmärgiks on just propageerida mitteformaalset haridust ja need erinevad projektid, mida ma siin mainisin, need on siis erinevast vanusest, näiteks noortevahetus on siis see, millest saab alustada juba 13. eluaastast alates ja see projekti kestvus on siis 6–21 päeva, mida kasutavad väga paljud koolinoored ja seda võib siis teha kas kooli ajal või ka suvisel ajal või vaheajal planeerida. Samuti noortealgatus ei küsi sellest, kas on kool lõpetatud või mitte.